kus nagu igas väitluses selgus, et mõlemal poolel on ka kindlasti neid argumente, mida me kõik tunnistame tõestena. Aga see, mis nagu Richtmeri raamatut puutub, selles on üks väikene nõks juures. Ta üpris raamatu lõpus, kus on aeg olla skeptiline, püüab ka vaadata seda, missuguses ulatuses tema väited ei pruugi olla tõesed. Ja siis ta ütleb seda, et loomulikult on kogu tema raamat unistusest. See tähendab, et nendest ideaalidest või visioonidest, mis eurooplastel on Euroopa ühenduse jaoks. Aga teisest küljest oht on muidugi selles, et kõik need reaalsed takistused võivad olla põhjuseks, miks eurooplased ei suuda elada oma unistuste vääriliselt. Ja selle koha pealt siis tuleb taas ütelda, et kõik sõltub teist. Aitäh kõigile teile, kes täna kohale tulite, aitäh veel kord väitlejatele, esinejatele ja nüüd liigume edasi, palun järgmisesse meie avatud bürooruumi, kus ootab